Nii, tere, mina olen Maila müstilisest maailmast. Mõtlesin, et tulen natukene välja jalutama, oli ilus päikseline. Aga nüüd loomulikult on siin taevas on igasugused siiruviirud ja päike tahab ära minna. Täna teen teile sellise väikese lühikese videokese. Tahtsin sellest rääkida, kuna täna ühe kliendi puhul tuli esile esimest korda elus nägin teistsugust pilti, mis tavaliselt ma näen needusi inimestel peal, et nad jooksevad üle nagu oleks turvavöö peal niimoodi, et oleneb siis kummalt poolt ülevalt alla jookseb, et sealt siis ma näen ära seda võrra, et kust see peale tuleb, kas tuleb meesliini pidi, naisliini pidi, kas sellest elust või kusagilt mujalt või on põlvkondade kaupa. Ja täna nägin sellist asja, et inimesel oli peal täiesti kolmnurgad, mustad, tumedad kolmnurgad läksid omavahel päiksepõimiku juurest läksid kokku. Ja kuna ma ei ole varem sellist asja näinud, siis ma muidugi küsisin ülalt poolt kohe järgi, et millega on tegu. Ja siis tuli selline vastus, et karma kolmnurgad. Ja muidugi, kuna mulle on antud see võime neid maha võtta, mul on endal teatud sümbolid selleks, mis ma siis joonistan peale inimesele, et maha saab võtta, siis loomulikult ma võtsin selle maha. Aga lihtsalt, et vaata, kuidas elu viskab selliseid huvitavaid juhuseid ja huvitavaid õppetunde meie ellu. Et tahtsin lihtsalt sellest rääkida, et kõik, kes te tegelete inimestega ja kes kuidas vaatab neid needusi asju, kas on peal või ei ole, ma skännin ju niimoodi teistmoodi silmad kinni. Ja siis, et kui te märkate, et mingid sellised asjad on just nagu kolmnurgad läheksid kokku, mis on tumedamad ja et siis te teaksite ära, millega on tegemist. Ja sellist asja nagu karma kolmnurgad, et ma isegi ei ole kuulnud, et selliseid asju on olemas. Et see tuli mõlemalt poolt, nii meespoolt kui naispoolt. Ja siis loomulikult tuli lõpuks ka välja, et on sellele inimesele mingid armumaagiaid, mingisugused susser-vusserid peale tehtud. Ja et tegelikult on ju väga kole, kui on selliseid asju peale tehtud. Aga lihtsalt, miks ma tahtsin seda väikest videolõiku teha? Just sellepärast, et te teaksite, kui keegi teist näeb, siis te teaksite, millega tegu on. Sest mina olen läbi elu õppinud ju enda neid nägemusi ja asju seletama, mis nägemusi, eks ma panen silmad kinni, ma skännin, aga ja ma olen ju õppinud tegema vahet haiguste puhul ka, mis värv on, mida tähendab. Oma reiki õpilastele ma olen ka alati seda õpetanud, kuigi see ei ole, reikiga ei ole seal mingit pistmist, aga ma olen ikkagi seletanud ja õpetanud inimestel lahti, mis mida tähendab. Ja kuna selle tänase kliendikesega see karma kolmnurgad sealt välja tulid, siis ma mõtlesin ka, et huvitav, et need inimesed, kes neid asju peale teevad teistele, osad asjad on, mis on muidugi ka, ongi tulnud mingite eelmiste elude, lepingud on sõlmitud, mis selles elus ju enam ei taha, selle elu ülesanded on ju teistsugused. Ja siis neid asju ju kantakse ju kaasas. On ka selliseid asju, et võimalik, et see karma kolmnurk on ka kuskiltki tulnud eelmistest eludest. Aga kuna kui ma neid maha võtan, siis ma saan näha, kas see on sellest elust või on kuskilt mujalt või on kellegi pandud peale ja sai ilusasti võetud. Aga lihtsalt see, et kui nüüd kellelgi on, kes avastab, siis alati on võimalik seda tühistada. Peaaegu alati. Et kui inimene ei ole seda ära teadustanud või ei ole seda õppetundi läbinud, aga kui on teise pealt pandud alb peale, reeglina peaks minema iga tehtud alb, kui sa teisele teed, peaks minema endale tagasi. Aga mõnikord on justkui selline tunne, et mõni teeb alba ja tagasi endale mitte midagi ei saa.
Et seal on ka taga igasuguseid kokkuleppeid, igasuguste eelmiste elude kokkuleppeid, aga et tühistada neid eelmiste elude kokkuleppeid, et need ei segaks selles elus õnnelikult elamast. Nad ikka natukene saan päikest siin. Ma näidan teile seda viirutatud taevast siin, sellepärast, et varsti läheb see täielikult, ma ei tea, kas te näete, loodetavasti te näete, aga et ma ise olen selle suhtes alati hästi tundlik. Iga kord, kui need triibutatakse see taevas ära siit ja siis on 1,5 tunni jooksul ma olen näinud, see mõju on, kui see kõik see jura sealt alla tuleb, et siis kohe tekivad mingid hingamisteedel, hakkab kohe natukene selline kraabima kurgus, no ilmselgelt seal midagi on, eks ju, tundlikumad tunnevad ära. Ja siis ma olen tavaliselt selleks ajaks ära tuppa läinud. Et mis iganes meil siin ümberringi toimub, aga et lihtsalt arendage oma teadmisi. Et sellepärast ma mõtlesin ka, et ma seletan teile natukene lahti, et ravitsejatel on kindlasti sellest palju abi, et kui näha, et mis toimub inimesega. Et veel nendest haigustest, et okei, see samane need karma kolmnurgad ja siis ma olen ka näinud kunagi, kui on tehtud peale mingisugune surmaneedus inimesele, et seda ma nägin sellisena, et inimesel oli just nagu must kast ümber. Ja kuna ka ammu, kui need avanemise laagrid veel olid, siis oli üks Saman Vello, keda kahjuks tänaseks enam ei ole, tegi mulle esimese trummi, Samani trummi, andis mulle edasi oma need teadmised, mis tal oli anda, ta ütles, et tal kästi anda mulle edasi. Ja siis ma viskasin veel nalja, et ma tahan küll trummi, aga et 88. trummi, mida ta teeb. Ja ta ütles ka, et ta on saanud omale ka kõrgemalt poolt oma siis Deivi käest sellised teadmised, et ta elu jooksul jõuab teha 92 trummi. Ja ma viskasin talle nalja, kuna mul ei olnud ju kiiret selle asjaga. Viskasin nalja, et ma tahan 88. trummi. Ja teate, ta tegigi mulle, ühelt maalt ta helistas mulle ja ütles niimoodi, et näed, tule nüüd järgi, see trumm on valmis. Ja peale seda, eks ta tegigi oma 92 trummi ära ja mingil ajal siis oligi läinud siit ilmast. Aga ta andis mulle ka igasuguseid nippe edasi, kuidas ma saan inimesi puhastada, kuidas ma saan aidata. Ja ma mõtlesin, et neid asju, mida ma siis võin jagada, neid asju ma püüan ka edasi anda, edasi õpetada, sest kellelgi kindlasti on nendest abi saavad oma töös kasutada, et mul kahju ei ole, sellepärast, et kõigile jätkub kõike, nagu ma ikka olen alati kipun ütlema, et ei ole vaja siin midagi nii väga salatseda ja mõelda, et ohoo, et ainult minu teadmine ja et ei, maad on, muidu kõik raha läheb kuskile mujale või keegi teine hakkab samu asju kasutama. Juha ei tea, aga kellel on kanal lahti ju, see ju niikuinii kanaldab ja saab sarnaseid teadmisi ja sarnaseid asju. Aga selle haiguste koha pealt on niimoodi, et kui ma panen silmad kinni, skännin inimest, siis inimese kujutis tuleb mulle ette, selleks ei pea inimene koha peal olema. Et tuleb see kujutis ette ja siis ma vaatan ära, mis piirkonnas, kas on blokeeringud, kui on pruuni värvi piirkond, siis ma näen ära, see näitab mulle, et on põletikuline piirkond. Mul ei ole keegi mind õpetanud, ma olen elu jooksul kõik need asjad ise olen ma saanud ja ma mõtlesin, et ma jagan seda, sest paljud on niimoodi, et näevad mingid asja ja nad ei tea, mis asi see on, nii nagu mina ka algul ei teadnud, mis asi see on, millega tegemist. Siis kui on vähiline, siis see koht on täiesti must. Õppisin ka tegema mustal ja hallil vahet, seda ma vist isegi ühes saates teile rääkisin, aga aura värvid on ilusasti näha, mis värvi inimesel aura on. Sealt muidugi vist ka tuleb eraldi saade teha nende aura värvide kohta, et anda teada teile, et kui te käite aura pilti tegemas, siis niikuinii te saate need õpetused kaasa. Väga üks armas inimene, Monika Jansson, kes teeb neid, see vist on ka auravisioon.ee
et tema teeb neid aurapilte, seal on muidugi kõik ka ära seletatud, saate tellida endale ju, kas siis selle suulise versiooni või siis meili peale kirjaliku, et hea oleks tundma õppida siis oma neid auravärve ja ka auravärvidest on ära näha ka, kui on mingisugune kuskil katkine koht, kas see on siis aura energiakeha, eks ju, et kas see on kusagilt katki, kas see on kusagilt määrdunud, kas on kusagil auk sees. Aga käte järgi ravitsejana öelda, siis on tunda, külmad kohad on tunda, minu jaoks vähemalt on jahedatena, siis kes ei näe neid silmad kinni neid värve, siis kätega tunnetades inimese energiaväljast, skännides, läbi tõmmates, käega niimoodi vaikselt liigud ju pealaest jalad allani ja siis põletikulised kohad õhkavad kuuma välja. Jahedad kohad on niikuinii, on sellised haiged kohad, aga kui nüüd puhub välja, selline tunne nagu inimese seest puhub välja külma õhku, see on energialekke koht, et sellest kas siis tõmmatakse energiat, kui silmad kinni vaadata, siis on ka näha, kuidas tõmmatakse inimeselt energiat, jookseb selline must lont, kusagilt tuleb niimoodi temani ja siis need asjad on kõik võimalik likvideerida, läbi lõigata ja aga kui nüüd puhub välja kusagilt, siis on väga lihtne nipp on see, et teed päripäeva kätega, teed päripäeva ringe selle, ühesõnaga sa paikad selle koha ära. Ma ei tea, kus mõni on õpetanud vastupäeva või mõni, et päripäeva, samas see päripäeva on mul toiminud ja siis katsud uuesti seda kohta, et kui enam ei puhu, siis sa oledki saanud selle energialekke ära parandada, aga see on nagu käega selle aura välja, energia välja puhastamine ja parandamine, pigem jah, nagu ütleks nagu parandamine. Et neid asju muidugi on väga tore teada ja kui on näiteks olnud kunagi seal selgeltnägijate tuleproovi saates, pidime ka ära arvama, mis inimesel viga on ja siis oli nii, et ühel oli mingi metallplaat oli kuskile niimoodi seisse pandud, et operatsioon ja siis oli seal paigatud ja poldid ja värgid ja siis oli maru huvitav, et kui ma seda kohta niimoodi ma inimesel niimoodi küllalt lähedalt, kusagil tunnetan mingisugune, ta on ikka mingi 15 sentimeetrit inimesest kaugemale, tõmban energia väljast läbi ja see oli nii huvitav, et ma muidugi ei teadnud, kes lihtsalt ära arvata, mis oli aga mul tuli metalli maitse tuli suhu selle piirkonna pealt ja siis ma muidugi ei teadnud seda asja veel täpselt, siis ma ütlesin, et imelik, et mul selline metalli maitse tuleb suhu, et kas see on mingisugune kas on mingi polt või mingi plaat, siis tuli välja, et on plaat, et vot kõik on niimoodi elu jooksul saadud teadmised ja metalli, ikka on neid traumasid ja värke olnud inimestel ja jah, et see metalli maitse tuleb suud, see annab siis jälle märku, et millega tegemist on. Siis kui on mingisugused valutavad kohad, siis tekibki kätesse pinge, tekib valutav, endasse korraks tajud ära selle valu. Ja selle valu peale, mis mul tuli, ja kui on näiteks inimesel on mingid reumaatilised haigused, siis mul lähevad käed selliseks paksuks, nagu poksikindad oleks käes. Ja selle pealt ma saan ka aru, millega tegemist on peale raviseanssi, siis ma lasen käed vee alt läbi, et kuna ma olen ise veemärk, siis mulle see veega puhastus sobib hästi, aga kes on tulemärk, et need võivad ju oma käsi puhastada küünlaleegi kohal, et tehes seal küünlaleegi kohal niimoodi kätega ringe, et saab puhastada. Et kellel mis asi mõjub, eks ju, maamärgid on hea, jälle lähed kusagile, paned kas või käed natukeseks vastu maad ja lased siis selle teise inimese energia sealt ära, kui niikuinii midagi ju tahab enda, kui sa tunnetad ja tajud ja ravid, et siis ikka ju mingi energia, sa oled ju teise energia sees, et võib midagi endale külge jääda, aga kui sa selle ära lased niimoodi enda seest, ükskõik kas siis kraani all lased käed vee alt läbi
puhastad tule kohal või sa paned käed maha ja siis tuleb alati ka seda universumit tänada selle eest. Et endasse, et ei jäta endasse. Ja kui on ikka jah, kui on valutavad kohad, siis võib endale anda tunda ka teatud piirkonnas võib korraks mingi valuaisting tekkida, siis ei ole vaja karta, et oi jah, issand, kas ma nüüd võtsin kellelgi midagi endasse. Ei, see lihtsalt universum andis sulle kui ravitsejale selle märguande, et kus temal midagi on. Niimoodi. Et kätega tunnetades, mis ma teile veel räägin. Praegust jäin vaatama ühte kivi, see on mingi issand, kui huvitav ruun seal peal on. Ma ei tea, mis ruun see on, aga ma kohe näitan teile. Võtan selle kivi üles. Nii, näitan, ma küsin pärast selle väikeste imede merikese käest järgi, et mis see võiks tähendada. Siin on ruunide kombinatsioon. Ilmselgelt on see märk. Ma ikka alati jälgin märke. Näe, jälle uus teema tuli, eks ju. Et jälgi märke. Et vaatame, mis see kombinatsioon mulle siis öelda tahab. Nii. Et vaat niimoodi ravitsejakesed, kes te siis satute minu saadet kuulama siia. Et veel, kuna mul on see teema praegust ongi selline, et rohkem selline tunnetuse inimestele ja ravitsejatele tuleb siis, kui te, ma teen kaugravi ka, sest ma olen enda võimetel õppinud juurde igasuguseid muid asju ja kaasa arvatud reiki, et neid koolitusi teen ise ka teistele. Ja on olnud sellist juhust, kus ma tegin kaugravi inimesele ja külmsein tuli ette ja ma ei teadnud, mis asja see tähendab. Ja mõtlesin, et see energiat läks, aga lihtsalt, et see külmsein tuli ette. Ja siis tuli välja pärast, et see inimese hing võttis selle energia endale hoopiski siit ilmast ära minekuks. Et siis ma sain teada, et kui rohkem ei ole õnneks olnud selliseid olukordi, aga lihtsalt, et ma sain sealt jälle enda jaoks teadmise, et kui tuleb ette selline külmsein, kui sa teed teisele kaugravi, et siis tõenäoliselt võtab ta selle energia hoopiski selleks, et hing saaks kergemini ära minna. Et eks ikka igasuguseid selliseid olukordi on. Ja ka mis ma teile ravitsejakestele võin öelda veel sellist asja, et te olete sattunud nende inimeste ellu selleks, et kas siis aidata neid, juhatada neid siis mingile õigele teele. Paljudel ongi niimoodi, et sa saad inimesega kokku ja ütled, et tead, et sul on nii nagu numbrite keel Ameerika ütleb ära need numbrid siis sünniarvutusest, et millega inimene peab siis tegelema elu jooksul, mis on tema missioonid, mis on tema siis need ametid, et sealt ametite kolmnurgast tulevad need ametid välja ja ma olen ka näinud, et kui inimene on haigeks jäänud ja ta on pöördunud minu poole ja siis esimene asi, ka ikka alati mõtlen, et midagi sa teed mingit valet asja, nii et muidu ju ei jääks haigeks. Et universum tuleb näitama, et kas teed valet asja või siis on niimoodi, et see tõmbad ennast nii-öelda tööga ribadeks ja mõned ei oska ise puhkust endale võtta ja siis elu annab neile sellise olukorra, et nad jäävad haigeks. Kui on väiksem haigus, siis on väiksemat puhkust vaja, kui on suurem haigus, siis on esiteks suuremat puhkust või siis ongi see, et sa teed valet asja, sind on vaja õigele teele juhatada. Ja vahepeal hakkab kinni mul jälle. et see õige ja vale leidmine. Öeldakse küll, et ei ole õigeid ja valesid asju, et on ainult kogemused. Aga haiguste puhul on ka, et kui tuleb selline rängem haigus,
nagu need vähilised on ja kunagi mul oli üks inimene ja siis oli niimoodi, et tal oli ka nii palju neid 9, et ta pidi tegelema vaimsete asjadega ja ta ütles, et aga ta ei taha. Ja tegin talle veel reiki kursusega ära ja ütlesin, et sa saad ennast ise igapäevaselt hakata ravima, et mina ju ei saa nii tihti sul siin käia ja ühesõnaga andsin talle siis selle teeviida, teesuuna kätte. Ma ei tea, mis temast tänaseks päevaks saanud on, kas teda on või teda ei ole igal juhul, aga ta ei tahtnud. Ja ka sinna ei ole mitte midagi parata, sellepärast, et ma olen siit natuke, et kui inimene, kõigil on meil õigus valida, et mida me siis tahame, mida me ei taha ja no midagi pole teha. Et samas, kui selles elus jäävad need õppetunnid, mis me oleme valinud just sellesse ellu, et kui need jäävad meil elamata, täitmata, et siis tuleme ju järgmises elus tuleme niimoodi, et seal on juba järgmise elu õppetunnid ja kui me peame siis veel ka mingit eelmist elude õppetunde hakkama nagu topelt tegema, eks ju, sest ega need, mis tegemata jääb, ega see ju, need õppetunnid ju sul ära ei jää, et sa pead neid õppetunde ju ikka õppima või täitma ja siis ongi koorem kasvab üle pea, et ikka, kui on võimalik, siis ikka uurida seda, et kui tulevad takistused ette, et mida ma teen valesti, mis ma tegelikult pean tegema ja siis hakkama ka seda tegema, isegi kui ei meeldi, sest mulle ka kunagi mõtlesin, et muud ei ole kui ainult hädad, on ju, ja ma olen sellest ravitseja tööst ja asjast olen ikka kogu aeg olen ma jälle ära pöördunud, õpin midagi muud, on ju, see on huvitavam, aga kogu see huvitav võib olla huvitav, et sa võid teha nii ilusti või hästi oma asju, aga kui see ei ole sinu missioon, sinu ülesanne, siis ei olegi midagi, siis tulevad takistused ette ja lükatakse ikka sind õigele rajale. Ja kui sa sellest aru ei saa, siis tulevadki ka siis haigused või on siis tavaliselt on paljudel, kellel ongi, et ei saa kuskile mujale tööle näiteks, on ju, et siis on rahaliselt tõmbab kinni ja mis siis inimesed peavad tegema? Tavaliselt, kui on sul ikka nii tõmbab umbe, siis lähed ju otsima abi kusagilt. Ja kui sa tavalistest kohtadest enam abi ei saa, siis mis inimene teeb? Inimene pöördub nii-öelda siis alternatiivi poole. Aga need kõik on ju universumi märgid selleks, et sa leiaksid selle oma õige tee otsa ülesse. Aga kui me ju teadlikult teame ja näiteks alati see numbrite keele Merike nii ilusti ütleb, et see on nagu teie või see on nagu teie kasutusjuhend, et tehke see ükskõik kelle juures te teete selle numeroloogia, selle sünnikaardi, on ju. Ükskõik, kas see on siis numeroloogiline sünnikaart või on astroloogiline, mis iganes, on ju. Aga et teil on endal siis kergem. Aga jah, paljud on niimoodi, et ei, ma ei taha ja oi, mulle ei meeldi ja ma üldse ei ole huvitatud ja ega ma ise ka ei olnud väga üldse huvitatud sellest oma nendest võimetest ja kõik sellest ravivärgist ja aga kui sul on määratud, siis sul on määratud, eks ju. Ja nüüd ma muidugi teen hea meelega ja niimoodi hakkasin seda samust YouTube'i kanalit sellepärast tegema, et kui ma pean andma neid teadmisi edasi, siis ma peangi seda tegema. Ja ei karda seda, et oi, nüüd on niimoodi, et annan oma nipid ära või ei, et ei anna ära. Annan selleks, et on seda vaja inimkonnale ja kes saab sellest abi, siis see kasutab ja keda ei huvita, see ju niikuinii ei hakka neid asju kasutama. Et hästi, see elu on selline vahva, näete, ma olen siin selja taga Lukemõisa Kärnerimaja, niimoodi, siis on siin väikene tiigikesed, näete, seal taga on mõisahoone paistab, seal on täna õhtul on seal küünravalgel õhtusöök, mis on juba välja müüdud, piletid kõik. Tahtsin lihtsalt tulla jalutama, sellepärast ma natukene tõbise võitu ja
mõtlesin, et tulen natukene värske õhu kätte ja päikse kätte. Et ja siis jagan teiega natukene oma neid teadmisi ja infot. Nii, aga ega midagi, vaadake, kui teile see video meeldis, eks te pange sinna video alla like ja jagage seal ka mingisuguseid neid oma mõttekesi, millest tahate veel kuulda. Et see on nii huvitav, kuidas elu annab märgid kätte, et mida rääkida, millega tegeleda. Nagu see tänane kliendikene telefoni teel oli küll, aga et jälle andis mulle teema. Noh, niimoodi, et ma võtsin seda teemat kui märki, et ma räägin teile sellest. Ja nii ongi, et ühelt tuleb mingi vihje, teiselt tuleb mingi palve ja siis ma saangi jälle hakata nende asjadega tegelema, rääkima sellest, mis teid siis rohkem huvitab. Ja ega siin ei olegi rohkem mitte midagi, et midagi, tellige siis seda kanalit ja kui teile meeldib ja siis vaatame, mis meist siin edasi saab, kuhu need teemad meil välja siis kujunevad. Nii et hästi äge, et kui te näete, et sellise natuke tõbise inimese nägu on tegelikult täiesti terve inimese nägu peas, siis väga armas. Vot nii, aga kõik head ja kõik ilusat teile ja jalutan siin kodu poole tagasi. Natukene lähen siia poole, siis näete veel seda toredat mõisamajandust siin. Nii, keeran ennast nüüd sutsukene siia poole. Siin suvel on siin Kärneri maja taga need kuulsad Lukemõisa kontserdid. Siis sealt on natukene näha suvel kontserdite ajal väikene kohvikute putka. Nii et väga lahe. Vot nii, siin natukene keerutan seda olukorda siin. Lennukid muudkui lendavad, polegi kunagi tundnud, et nii tihedalt lendavad. Aga juba on taevas enamalt jaolt triipe täis ka, nii et ongi paras aeg ennast koju sättida, et hakata mitte seda soga sisse hingama siin. Et vanasti ma kunagi ei uskunud, kui öeldi, et oi, et veetakse neid triipe ja mingit soga sealt lastakse alla sealt taevast ja siis ma ka mõtlesin niimoodi, nii nagu enamus on mõelnud, on, et mingi jama ja mingi vandenõuteooria ja niimoodi sellised kiksud, särgid, värgid. Aga siis, kui ma enda peal sain aru mitmed korrad, et kui ma väljas olin ja kui hakkas kraapima ja natukene niimoodi hingamisteed läksid suts valusaks, nagu bronhiidiga, et kopsud läksid valusaks, siis ma hakkasin seda asja rohkem jälgima ja loomulikult nüüd enda kogemused käes, siis teadki, mis toimub. Aga pole midagi, inimesed kohanevad kõigega ja eks me inimestena kohanemegi kõigega. Et kunagi Vanga kuskilgi oma ennustuses kirjutas, ma ei ole neid tükk aega lugenud ega vaadanud, aga Vanga ühes ennustuses kirjutas seda, et mingil teatud ajal ta nägi, et inimesed on mutanteerunud. Aga ega ei imesta siin millegi üle. Loodetavasti meie elueal seda ei juhtu. Aga alati mõtleme ka niimoodi, et peale mind tulgu või veeuputus on ju. Aga tegelikult see nii ei ole, sellepärast, et meie lapsed ja lapselapsed ja kõik armsad ja meie ei tea, kuna me sünnime tagasi, kas siis mingi teatud ajal on ju, kus ongi need mutanteerunud, et meie ei tea, et ikka pigem katsun elada niimoodi, et mõtle, mis jalajälje endast maha jätan ja selliselt ikka selle järgi, et ära tee teistele seda, mida ei taha, et endale tehakse ja ikka säästlikumalt tuleb elada, nii et teadlikult ja säästlikult. Aga ega midagi, mis ma siin ikka mõljutan ja teile seda juttu siin mõtlen, mida ma räägin, et sai oma õige asja ära räägitud, mis ma tahtsin rääkida ja siis ongi kogu teema tänaseks, et mõni päev siis jälle, et kirjutage siis mulle, mida te tahate. Mõned on kirjutanud ka väga armsasti mulle sinna Messengeri, aga ma ikka vaatan sealt YouTube'i kanali pealt sealt alt ära, et mida te soovite ja panen endale kirja ja siis järjest niimoodi toimetan teiega. Et äge, tore, et
tore, et te mind vaatate ja õigemini, mis ikka vaatate, et tore, et te mind kuulate. See on nagu põhilisem. Et kui ma olen teile siin natukenegi infoks ja inspiratsiooniks, et siis ongi mu ülesanne ilusasti täidetud. Et ikka tervema mõtlemise ja teadlikuma elu poole ja nii me siis siin tõuseme oma sagedustega siin planeedi peal, et 3. teesse 4., 3., 4. ja 4. 5. ja tore, me elame lahedal ajastul. Aga okei, kõike head ja olge tublid. Tšau!